Tere! Tere, tere! Räägitakse, et teie nimi on Tiiu. Jaa. Räägitakse veel, et teil on väga palju salapäraseid ja kummalisi loomi ja lindegi siin. No mõnda on ikka jah. Kas ma tohin neid näha? Aga loomulikult, palun. Selles talus on kokku saanud küll väga ootamatu issanda loomaaed. Linnud lõunast, loomad põhjast pesitsevad siin justkui noa laevas. Selle nimi on nüüd Jaana lind, jah? See on Jaana lind. Kuigi ma kohe parandan, et tegelikult veterinaariate keeles on ta uluk, mitte lind. Ta on hübriid. Jaana lind on siis oma kehaehituselt pool lindu, pool looma, et rinnaku osas on tal kivipugu nagu kõikidel lindudel ja tagakehas on tal neerud, nii et Jaana linnud pissivad. Ja küll on hea, et ei lenda, eks ole. Ja parem oleks tõesti. Mina teadsin kahte asja Jaanalinna kohta. Üks pidi olema ekslik ja teine võib-olla mitte. Et see, et ta oma nina või pead ikka väga liiva alla ei peida. Ei peida. Ta tegelikult koputab nokaga kõvasti vastu maad, et hoiatada oma tibusid ohu eest. Ja see on jätnud selle mulje, et ta pistab pea liiva alla. Tegelikult nii ei toimu. Araablased ütlevad, et toimub küll, et seal nende kandis otsivad naftat. Võib-olla tõesti, meil naftat ei ole, meil on paekivi ainult. Ja teine legend või siis tõetera pidi olema see, et Jaanalinnu silm pidi olema suurem kui tema aju. Jah, ta on ainus liik maailmas, kellel on aju väiksem kui silm. Nii et täiskasvanud linnu aju kaal on 40 grammi ja silm on 60 grammi. Mida see siis tähendab? Kas tal on väga hea nägemine või on ta lihtsalt väga loll? Nii ja naa, ütleme väga hea nägemine, et ta võib lagedal maal näha 20 kilomeetri kaugusele ja isegi 2,5 kilomeetri kauguselt võib ta näha sellist väikest hiirekest liiva peal jooksmas. 2,5 kilomeetrit. Ja nägemisraadius on tal ka 360 kraadi, nii et temale selja tagant ligi ei hiili. Aga loll ta vist ei ole? Ta on, ütleme, stressitundlik. Ta saab oma eluga väga hästi hakkama ja kõik instinktid ja tajud on tal olemas tipp-topp, aga näiteks siin õue peal me ei tohi midagi ehitada ega muuta ilma nende nägemata. Juhtus ööl sügisel siuke lugu, et me tõime põhurullid õue peale ja nad olid tallis sees. Ja katsime veel ilusti sinise koormakattega kinni ka, eks ole, vihma eest ja kui siis seltskond tuli õue, siis oli paanika, sest õue oli koll tekkinud, mida nemad ei teadnud. Ja oligi selline segadus ja paanika, et me ei saanud muidugi, lammutasime oma põhuvirna laiali, viisime minema ja siis linnud rahunesid maha. See kena kanakene on oluliselt pikem kui mina. 2,5 meetrit on täiskasvanud linnu pikkus. Ja kehakaal keskelt läbi 150 kilo sellisel. 2 korda raskem kui mina. On ikka kana? On ja muuseas eluiga on neil ka kõrge, et Aafrikas on teada 80 aastaid Jaanalinde. Ka siin võib mõned paralleelid tõmmata? Jah, võib, aga ütleme, et Euroopasse toodi nad alles 93. aastal, nii et ei tea ju veel, kui kaua nad siin meie kliimas elada võivad. Floora ja fauna paistab Virumaal tõesti rikkalik olevat. Tohoo pele. Sellelt sildilt oleks just kui mõni täht maha kukkunud. Peab asja lähemalt uurima. Oleks mina selle talu peremees, siis võiks mu nimi olla Jüri Arma. Aga ma olen kõigest mööda käia. Jüri, tere! Tere! Mina olen perenene Mare. Tere, perenene Mare! Jalutan siin mereäärsel Virumaal iga natukese aja tagant üks talu ja igal talul oma hool ja oma eesmärk midagi teha. Kas see ongi selle kandi komme? Jah, et siin Lahemaa kandis on need talud küllalt väikesed turismitalud, et ei ole selliseid väga suuri keskuseid või puhkekeskuseid. Ja meie koostöövõrgustikku kuulubki 15 väikest ehedat turismitalu. Arengule on kõvasti kaasa aidanud ikkagi Euroopa rahad erinevad, et nüüd siis on näiteks Liider meetme rahad, mille kaudu me oleme saanud teiste turismitaludega teha siis selliseid koostööprojekte. Pakutakse siis kohalikku toitu, erinevaid teenuseid, majutust. Pererahvas ise elab seal, võtab oma külalised vastu, suhtleb külalistega. Et see on selline mõnus olemine. Kui kaugele jääb siit Uhtna? Uhtna jääb, ütleme, umbes 25 kilomeetrit. Siis on mul viimane aeg minna, sest ma pean kohe-kohe seal lauluplatsil olema. Aitäh, proua Mare! Palun ja kohtumiseni!